Tallinnas on üksindus ja üksi olemine muutunud vanemaealise elanikkonna seas suuremaks probleemiks just praegusel koroonakriisi ajal, mil soovitatakse tungivalt vähendada igasuguseid kontakte. Kristiine linnaosas elab näiteks tervelt 40% eakatest üksi. Kas te tunnete ennast üksildasena vahetevahel ka? No eks ikka, aga no mul on poeg siin ka, et kui palju tal on aega ja käib ja ööbib ka vahest. Kas te tunnete ennast vahel üksildasena ka? Eks ikka juhtub nii. Iga nädalaselt me saame sotsiaalhoolekante osakonnas kõnesid, kus kurdetakse ka vaimse tervise ja hingehädade üle. Eelkõige need on tingitud hetkel olevast pandeemiast ja viiruse levikust. Kristiine linnaosavalitsus on võtnud ette koostööd teha MTÜ jututajatega, kelle eesmärk ongi pakkuda seltsi üksikutele vanainimestele. Projektijuhi Maarja-Liis Mölderi sõnul on nende klientide hulgas eakaid, kes kaotanud lähedased või on lihtsalt suhted sassi läinud. Või siis on hoopis niimoodi, et on olemas tegelikult need lähedased, aga nemad teevad tihtipeale, on nagu praktiliselt toeks. Nendel on ka omad tegemised ja asjad, nad vaatavad, et eakal on kõht täis ja kõik need praktilised toimetused tehtud, aga tegelikult seda aega, et ütleme, kuulata ära, kas või seal mängida lauamängu või lihtsalt koos olla, et seda on kahjuks nagu väga vähe. Objektiivselt muidugi. Üksi olemine on üks tugev riskifaktor, et me oleme inimestena ikkagi sotsiaalsed loomad ja me vajame teisi enda kõrvale. Ja see, kui mul on tunne, et ma ei ole üksinda, mul on võimalik kellegagi oma muredest ja rõõmudest rääkida, et see koheselt tõmbab alla seda riski, et me haigestuks depressiooni.